hästi, tubli. Rahvuste karika puulimäng Kanada vastu. Nii-öelda võitjate mäng. Võitja saab otse edasi, kaotaja saab ka küll ka edasi, sest MM-ile kohane on tegemist kahese puuliga. Mõlemad saavad edasi. Hästi. Ja mõlemad on saanud nagu ühe võidu ja nüüd kaotaja saab pärast teise võidu veel. Põhimõtteliselt statistiliselt on Eestil koos Venemaa võiduga 3 võitu käes juba selle MM-il. Tõesti huvitav. Kas kõnesse saab ka jutumärke panna? Kõnesse. Mingil põhjusel me ei löö vahest siis, kui võiksime lüüa. Eriti seda, kui meil on nii hästi pihta läinud täna, et võiks nagu rohkem nautida seda löömist ka, aga ei taha me millegi taas sellega tegeleda. Edasised mängud jätkuvad siis meil kuskil kell 15.30 kohaliku aja järgi. J-grupist tuleb vastane. Seal olid Austria, Ukraina ja Wales. Esimene ots mängis ka oma esimesed puulid mängud ära. 8 paremat ei pidanud seal 3 puulides mängima. Nemad jätkavad samuti peale lõunat kohaliku aja järgi 14.30. Kindlasti on põnev vaadata Soome-Portugali mängu, et soomlased teevad ülekannat ka kindlasti. Meil läheb viimane kuul, Kanada on visanud 2 kuuli, kui nüüd tulla selle mängu juurde ka korraks. Must kuul juhib seal, ülejäänud on meie kuulid kõik. Ühe me lõime ära nendel. Kanada iseenesest oli väga pettunud, et jäid välja. 24 parema hulgast said 2 võitu, aga olid nendest 2 võistkondadest kõige paremal kohal. Šveitsi tabelis 25. Kanada kakskeelse riigina, inglise ja prantsuskeelne riigina loomulikult räägivad mängijad omavahel prantsuse keelt, mis ei ole iseenesest ilmselt kellelegi mingi üllatus. Aga üllatus on võib-olla see, et Türgi mängijad räägivad ka omavahel prantsuse keelt. Kaks kuuli käes veel.
mitte ainult Kanada. Aga soomlased on tõestanud vastupidist jälle. 3 punkti. Nii, kohtunik käis ütlemas, et ei tohi erinevates vormides olla. Vessi pluus kästi maha viskuda. Isegi siin mudasarjas ei ole lubatud. No võiks küll. Võiksime proovida löögiõnne jälle ja seda me teemegi. Hea suund, juba lühike. Kuuldavasti peaväljakul oleks see löök jäänud. Aga selleks me peame veel palju mängima õppima, et me peaväljakule pääseksime. Natukene lühike ja natukene vasakul ringist vaadatuna. Mitte ainult mängupilt ei ole teist nägu, vaid mehed on ka teist nägu. Nüüd läks täitsa mööda küll. Aga pole hullu. Meil on 2 kuuli veel. Paneme snadisse kinni ja piiname neid, piiname. Meil on ees külje peale taga. Kanadal on ees esimene. Tilk hakkas läbi laskma mu varvaste peale, tilgub mingit vett laest. Nüüd meil on igal pool kuula. Käes ei ole enam ühtegi kahju.
kauni kaarega teine punkt juurde. Kui nii edasi läheb, siis pikka pidu siin ei ole. Nüüd läks küll metsa. Kohe kaugele metsa. Vana mees, kes nooremale ütles, et proovi ikka ära lahtise käega viska. Kohe noormees võttis õppust ja pani lähedale. 3 tükki on peal. Ei tulnud. Viimane kuul selles voorus. Ja tuli 4 punkti. Ei, kohe oleks võinud lüüa 2-ga. Ei. Tundub, et on lühemapoolne mäng jälle. 6-7 meetrit kahjuks ei pannud tähele. Kas keegi sammus ka seal lisab. Aga seekord läks meeter pikaks tõesti. Ei ole just väga vaatajasõbralik punane snadi siin punasel väljakul, aga midagi ei ole teha. Nii, meil on nüüd selgelt esimene. Meie kuulist on snadi umbes 20 centimeetri kaugusel. Äkki siit näeb ka midagi. No nii näeb paraku võib-olla natuke. Meie hea seis muutus vanade heaks seisuks. Nüüd oleks kõik hea. Tegelikult võiks ju lüüa. Peaväljakul lüüakse seda kuuli, aga meil ei pea nagu tingimata lööma. Aga võiks ju. Seal tundub olevat rohkem ruumi, kui siit vaatenurgast paistab üldse. Pole paha, võiks öelda. Vanada meestel paistab tõeline frustratsioon olevat peal, et kui nii hästi lendab, et 24 hulgast välja ei. Tubliga! Niimoodi asetakse. Võtke välja või lugege kokku. 2 karrood on mängust väljas kvartalit. Ripsakas ja ongi.
3 kuuli käes, vastastel 2. Oi. Aga nüüd Vastasel 3 peal. vastastel 3 peal ja üks on stallis kinni. Ja see möödalöök on ka seal taga päris hea kuhu. Meie hea seis muutus jälle järjekordselt vastaste heaks seisuks. Nii see elu muutub siin petangis. Ei lennanud meil sinna mõni välja. See oli liiga suur lennukaugus pidi olema meie lendajate jaoks. Üks jäi peale vastastel. Hästi! Me saime punkti peale enne viimast viset. Viimast kuuli selles voorus. Ilmselt on seis, kus Karooga tuleks 4 punkti, aga kahtlane uskuda, et minnakse seda üritama. No mine see teab. Tundub, et minnakse vist. Väike step ringis. Natuke veel. Ja siis läheb andmiseks. Lendas küll meeter üle. Ja, et meie fännid pihta ei saanud. Eesti 1. Seitse meetrit. Ja meilt väga hea kuul. Kõrval on uued tuttavad Mehhiko. Mina isiklikult näen esimest korda esinemas, võib-olla on olnud varem, võib-olla mitte.
meie kuul läks out'i, vastaste kuul jäi väljakule. Aivan. Siit sammu, kus ta on. Hästi, see on ka hea. 2 suurepärast asetust. 8. Ola tegi neid 2,5 meetrit sama. Ola tegi 7 sammu jõudis läbi. Ja suurepärane löök jälle ja nende oma läks out'i kahjuks. Aga siin olev kuul juhib. Teised ei löö. Kui nüüd saab hea kuuli, siis ei pruugi vastata. Hästi, Ivar, tuli. 3. suurepärane asetus. Kolmest 3 pihta ja 2 on väljakul. Hästi, tubli, väga hea. 4. suurepärane asetus. Minu vanad silmad ei võta, kus see piir siin läheb, aga ilmselt see auto ei läinud. Siin on kavalalt on need piirid peidetud ka kaitsevärvi nööriga maa sisse ära, et keegi ei teaks, kus on. Soomlaste taktika õigustab ennast, tuleb ainult lähedale panna. Ja tuli ära, meil on nüüd 3 kuuli käes veel. Ei, 2 kuuli on käes. Siin suures paanikas on juba segamini läinud kuulide lugemine isegi. Lisaks muule. Aga võidab äkki selle tagumise kuuli ära, et nüüd võiks ka lüüa, et meil on tõenäoliselt 2 järgmisse. Aga võib-olla ei ole ka. Ei oska arvata midagi. Vaatenurk ei ole ka just siuke, kus näeks midagi. Kõik arvavad midagi. Paistab, et läheb löömaks. Hästi! 2 punkti. Suurepärane esitus. Põhimõtteliselt 6 kuuliga mängitud.
hästi, hästi mehed, läheb. 7-3. Alguse kangestusest oleme üle saanud. No nüüd viskasime nii kaugele, et see minu telefon ei zoomi isegi nii kaugele. Et seda saaks näha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ei saanud. Jaak Uudmäe oleks saanud sinna alla 10 sammu, aga teised ei saa. Üks, 2, 3, 4, 5, 6 ja natukene. 6, 20. 2, 3, 4, 5, 6. Olav ei suuda nii väikseid samme teha. Sinna peame asetama. Ja seal ta on. Seekord vastased ei läinud lööma, vaid läksid asutama. Vaatasid, et õppisid ka taktikast üht koma teist. Seega see löömine on lahe küll, aga punkte ei too. Hästi. Vihtas põhjas. Aga vist ei läinud ära, sest nadi liikus nii palju, et Kanada kuul juhib. Kolmas kuul läheb meilt. See paistab kindlalt esimene olevat. Pikemalt mõtlemata tuldi ja pandi jälle snadi juurde. Seekord ei võtnud snadi kaasa, muidu oleks tagumine must jälle mängu tulnud. No nii, lotovõitja võib. Meil on snadis kinni, tuli tagasi snadi meetri jagu. 2 peal. Võiks öelda, et kahju, et oma ei tulnud retroga tagasi, läks auti. Vastased lõid ka samasuguse retro, snadi ei läinud edasi, oma läks auti, ei läinud lihtsalt peal. Visatud on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuuli. Vastastel on 2, 3 käes ja meil 2. See on siuke arvamise mäng. Tuli ära. Eeskuul juhib.
vastaste lööja on väga kindlalt esinenud lühikese maa peale ritti. Vaatame, kas jätkub või õnnestus ära sõnada. Ei õnnestunud ära sõnada. See vist toimub ainult oma võistkonna puhul. Nüüd on tekkinud muidugi olukord, kus vastastel on 2 käes. Me viskame teise kuuli väljakule ja 2 löögiga võivad vastased saada 5 punkti. Aga samas paneme esimeseks ja nagu värdid paika peavad, võib ka saada kindla punkti. Hästi, tugev, Igor. Nii, kindlalt esimene. Mees viskab vasaku käega, minu arust viskas enne parema käega. Ahah. Aine punkti. Vastasel oli 1 käes ainult või? Ahah. Kommentaator on natukene väsinud, ei oska lugeda 6-ni ja saime punkti. 1 punkt meile. Seitse 4. 4-7. Seitse meetrit. Suurepärane asetus jälle. Aga vastased on selgelt taktikat muutnud. Ei ole ka. Läheb ikka löömaks. Tundus juba, et asetaja hiilis mingit maandumiskohta. Esimene eksimus vastaste lööjalt. Piisavalt palju on lähedale pandud, et statistiliselt peab hakkama mööda minema. Statistika vastu ei saa keegi, isegi Nõukogude Liit ei saaks statistika vastu. Nüüd jäi siia taha. Neegul läks välja. Taaskord suurepärane sooritus. Nüüd on ainuke oht, et kui see snadi liigub siia tahakuuli juurde jälle, vastaste juurde, siis võib olla halb. Aga kõik selleks peab ka pihta saama. Pihta sai, kuul läks välja, meie kuul jäi sisse. Vastased on 3 kuuli visanud, meie 2. Tuli siuke päris hea asetus, mis nüüd teha? +1. Nendel on 2 kuuli.
teha. Valisime asetamise taktika. 4-3 oleks pidanud pihta saama, aga asetamisega võib-olla saab ühe asetusega saab juba punkti kätte. Ühe hea asetusega. Ei ole halb otsus. Nüüd ei tulnud. Nüüd võiks küll proovida lööki. Suurepärane sooritus. 1 kuul, 2 on peal vist ja 3. seal, mis meeste jalgade juures seisab, see ei ole peal vist. Mikrofoni juures kokku. Suurepärane sooritus Kanada asetajalt. Aga nendel on 1 kuul käes, meil 2 kuuli käes. Vastastel on siin paha nurga all 2 kuuli. Kus nad siiapoole liigub, need on vastaste kuulid. Aga ega sellepärast ei saa löömata jätta. Lendab, aga lendas üle kahjuks. Natuke tõstis üle. Nüüd peaks ilmselt siis jah, kui snadi liigub siia vasakule, siis asetame vist, ma arvan. Kui tuleb siia, siis siia, siis on. Koos kuuliga tulla 3. Asetame. Stani võib siia tulla, kui tuleb see kuul ka siia, siis on kohe 3. Löök oleks natuke risk ilmselt sinna tagakuulide pärast. Hea kuul. Suurepärane kaitsekuul. Vastased eriti midagi teha ei saa, peavad sisse panema. Aga ruumi on suht vähe. Jah, nad lähevad lööma, sest kardavad, jutust oli aru saada, et kardavad, et kui läheb pikaks, et siis lükkab oma välja ja jäävad punktist ilma, aga löögiga ei saa midagi halba juhtuda. Natuke üle, 1 punkt Kanadale. Seis on 8-4. Eestil 4, Kanadal 8. Julged asetama minna, karts, et lükkab enda oma pealt ära. Läks lööma. See jäi kätte kinni vanal mehel. Kahjuks on nüüd snadi täpselt viskaja taga. Rahva tungival nõudmisel vahetasime kohta.
eelmine oli Kanada lööjale auk, kas kadus ära või oli see lihtsalt juhus. Paistab, et see oli lihtsalt juhus. Aga Eesti mees ei jäta jonni ja pressib edasi lähedale. Hakkas kalduma sinna Kanada mehe kuuli otsa, aga läks mööda ja väga hea asetuse saime sinna. Näitame siis rahvale kindla liigutuse olemisega meest, Kanada meest. Vot nii. Kolm peal. Ja üks naisest kinni. Võrdluseks. Snadi liikus edasi ja meil peal. Kuulid 3-3. Ei tulnud see mitte kuhugi. 2 kuuli veel ja meil on 3. Ja meil on hea kuul. See läks ka pikaks. Lisaks hallis valitsevale külmusele tehti nüüd uksed ka mõlemalt poolt lahti, et nüüd on siin tuuletõmbus ka. Nüüd oli hea vise ja see tuli siit kauge nurra tagant vaadates, et tuli ka esimeseks. Aga me jätkame oma arvamist, mitte mõõtmiselt. Kolm kuuli on meil käes. Nüüd selgub, kellel on peal, siis teeme otsuse ja siis võtame paar punkti. Siin saalis toimub veel igasuguseid mänge. Vist ei selgunud, kellel peal on.
ole paha. Nüüd me arvame jälle, kas see jäi või mitte. Aga tõenäoliselt jäi. Kaks peal, kaks käes. See läks pikaks. No vot. Nüüd on kõik mõõdetud, aga ikkagi ei selgunud mitte midagi. Mitu punkti? Ei tea. Nüüd lähen istun oma kohale tagasi. Äkki selgub. Saate? 2 punkti. 4 punkti võimalus. Kaks punkti. Meie mehed ei ole veel seda ära õppinud, et punkte näidata. Vastaste treener ütles kõigepealt, siis vastaste mängijad. Aga see on nendele uus kogemus ka, et punkte on. Nii, nüüd on vähe pikem mäng. Täpselt tee peal ees. Võiks öelda, et vastase maandumiskoha peal. Päris ilusti tuli mööda. Seekord me ei otsustasime jälle mitte lüüa.
no, meil läheb päris hästi pihta, aga me ikkagi ei taha lüüa. Nüüd tuli siukse koha peale kuul, kus nagu võtab selle löömiseks tuhina ju veel väiksemaks. Nüüd siis otsustasime lüüa. Päris loogiline, et sealt poolt läks mööda, sest teisel pool on ju oma kuul. Alati targalt mängimisest ei piisa, vahel peab hästi ka mängima. Aga targalt mängimine aitab nii mõnigi kord võib-olla. Me viskame nüüd 4. kuuli. Vastased on 1 visanud. Kuul põrkas ära ja läks peaaegu auti piiri peal. Panime snadiga pool meetrit edasi, kõik oma kuulid mängust välja. Kui vastased nüüd pihta löövad, siis võib öelda, et oli katastroof. Aga siit on muidugi snadiga nii lähedal, et me võime snadiga otsa ette siit saada. Õnneks see telefon kaitseb mu silmnägemist natukene. Aga hästi löödud. Snadi liikud ja meie kuulid on kõik mängust väljas võiks. Viimane kuul, vastastel 4 käes, 1 peal. Ja ruumi on meeter, võib-olla rohkem isegi. Halvemal juhul hakkab see mäng ära lõppema siin praegu. See tuli esimeseks. Hästi peale. Huvitav, mis nüüd tehakse?
ikka lööma, muidugi, kes siin midagi ei mõtle. Jäämisega on põhimõtteliselt mäng läbi. Ai. Püsime elus. Mäng on nii pikk, et kui oleks lühem mäng, siis ilmselgelt mindaks veel lööma, aga nüüd vahepeal proovitakse asetamise enne ka. See kehakeel näitas, et nendel tuli peale. Minnakse lööma, punkt tuleb juurde, ruumi tuleb juurde. See on pihtas. 2 on peal ja 1 käes. Kui nüüd Mount Everest siia väljakule ei kasva, siis vastased saavad 3 punkti. Ja nii juhtus, et Mount Everest ei kasvanud väljakule. Eesti 6, Kanada 11. Nüüd peab jälle kohta vahetama kahjuks. Kahjuks selles mõttes, et see teine tool on tunduvalt külmem, kus peab istuma. Ja vastaste kuul on jälle snadis. Nii kummaline kui ka see ei ole, aga Evega peab täitsa nõustuma. Nüüd kadus suund ära. Ja nüüd kadus pikkus ära. Keerulised otsused nüüd. Mis rahvahääletus arvab? Kas lüüa või asetada? 11.18 ja vastaste kuul on snadis kinni. Kahjuks põrkas ka see üle. Aga mis nüüd teha? Nüüd on 3 auku tehtud. Ei tea, me võime ühe asetada ka sinna ju. Natuke tugevamini, et kui läheb sinna vastu, et lükkab välja. Ja siis võime lüüa, et siis lüüame snadi viimasega. Ja. Kui nüüd ei tule, et siis sihime snadi viimasega.
löök ikka, kas nadi taga maandamine on ka löök või? Meie asetus läks nüüd pikaks. Nüüd vist peaks ikkagi sinna kuuli ja snadi vahele lööma. No, jah, eks sinna kuuli ja snadi vahele tuleb sihtida. See on selle löömise juures jah üks värk, mida peaks tegema, niimoodi pihta viskama. Nüüd me jäime sinna. Aga ütleme nii, et tegelikult me sihtisime just nadi. No ei läinud vahele ka, läks otse kuuli pihta. Aga vastaste lööjal on närvid täitsa pekkis. Ta ei saa aru, miks ta juba ei ole võitnud seda mängu, sest ta on nii hea mängija. Frustratsioon ikka aitab selles mängus. Nii, me valisime mitu head kohta, kuhu panna. Nüüd on vaja veel kuidagi see kuul sinna viia. Kui kaks meest lähevad, seisavad Kanada meest ette, et nad ei näeks midagi. Läheks pudistaks sinna. Päris hea kuul. Peavad tegema midagi vähemalt. 3 kuuli on käes ja 1 on vaja sinna sisse saada. See MM ei ole läbi, me saime siit kuulist kenasti edasi. Õhtul kell 15.30 kohaliku aja järgi 16.30 algab mäng Austria ja Walesi võitjaga. Ja seis on seal hetkel, kahjuks ma ei näe siit, aga kohe selgitan välja. Vana tarkus ikka peab paika. Löömine on kihvt küll, aga asetamisega saadakse punkte. See on Põhja-Eesti Vääna rahvatarkus. Ei ole. 1 punkt vastasele. 12-6.
läks ringiga liiga taha. Külje peale. Läks külje peale ringiga. Nüüd suuritas enesetapu, viskas nii kaugele snadi. Väga hea kuul. Kuna tegemist on ajamänguga, siis minu kella järgi on tund 10 mängitud, et varsti tuleb vile ka, nii et ega siin pikka pidu ei ole enam. Hästi! Aga võitleme. Ei ole midagi öelda. Sobib nii 6 meetrit kui ka 9 meetrit. Viis minutit on lõppvileni. Nüüd oleks nagu ämbriga keegi vett pähe vala. Mitte meile mängijatele, vaid mulle. Aga noh, see, ma arvan, et kodustele valmistab ainult rõõmu, nii et tsirkustele ei puu. Ma pole harjunud ujukaid peas kandma, et pigem tutimüts. Natukene läks pikaks see kuul. Millegipärast ma tunnen nüüd, kuidas nadi liigub edasi ja Kanada meestel lähevad näod lillaks. Ei läinud. Kaks kuuli vastast 4 vastu, vastasel on 12 punkti. Mis plaan on?
veidi tugevam asetus sinna peale, lükkab oma edasi, lükkab snadi edasi, lükkab vastase kuuli välja, mis oleks vist kõige parem variant isegi. Või lükkab vastasele teise peale. No nüüd paneme silmad kinni, anname minna ja loodame kõige vägevama abile. Ei olnud. Andsime minna, aga kõige vägevamat abi ei tulnud. Kohtume 16.30, aga võib-olla natuke varem. 13.6 Kanadale.